kui inimesel on ülekaalus õhumärgid, minul on kõik õhumärgid seotud planeetidega, siis ta hindab kõige enam värsket õhku. Kui on veemärgid, siis ta tahab iga päev vees supelda või ujumas käia või vähemalt vannis. Aga tulemärgid? Aga kui on maamärgid, siis ta tahab iga päev oma peenarde vahel olla. Muidugi talvel jah, ei ole see. Siis on teistmoodi. Palja jalu käia maapinna pealt. Nii. Aga tulemärgid, mis nendest, mida nemad tahavad? Tuld, päikest. Soojust? Soojust, jah. Hästi ära ka korrastatud vajad. Näed, maja esine sobib kohviku avamiseks. Vahel tuleb kaua oodata rongi, siis on hea istuda. Jah, sellised korda tehtud jaamahooned on väga mõnusa sellise just vanad, neil ei lasta ära laguneda. Leitakse uus funktsioon. Kas sa Elvas oled käinud? Jaa, muidugi, mitu korda. Vaata, seal on ilus puidust raudteejaam. Ja on tore kohvik seal. Just, täpselt, et mina olen seal kogenud seda raudteed ja kohvikut. Kui ma ristipojaga käisime Tõravere observatooriumis, siis me sõitsime läbi Elva. Järve ääres käisime. Vaata siin Pääsküla juba meenutab mingit niisugust väikelinna Eestis. Midagi on elvalikku. Sellepärast mis tuligi kuidagi selline tunne. Mida Nõmmel ei ole. Seda toidupoodi mina mäletan. See oli vist 80-ndatel ka. Võis olla, aga... Nüüd ta enam toidupood ei ole, aga... Mina minu temaga seost ei ole. Nii, raamatukogu jääb paremale. Vaatame, kas me läheme siit üle tee või saame sealt. Mulle tundub, et siit poolt, jah. Aga oled sa kindel, et raamatukogu täna lahti on? Kindel ei ole, siis lähme sealt edasi. Siis lähme edasi Õitse tänavale. Raamatukogud tegelikult peaks olema pühapäeveti lahti. Sest inimesed on puhkepäev. Aga ma saan aru, et nüüd ongi need raamatukogu kapid selleks tehtud, et sa saad nagu tellida ja siis sa saad sealt endale raamatu kätte. No Viimsis on nad lahti pühapäeviti. On jah? Jaa. Seal on nii, et kuu lõpus reedeti on kinni. Aga laupäevad. Aga siin ongi raamatukogu ka. Mina lähen küsin, kas neil on odavat välja müüki. Aga võib-olla ka üldse. Aga mina kardan, et see on kinni. Ja näed, ongi. Sul oli õigus. Tule siia, sa näed paremini. Suletud. Siin on jah, et sa saad oma laenatud raamatud ja ajakirjad tagastada
läbi tagastusluugi. Ehk siis kuskil on üks luuk, kuhu sa saad jätta. Jaa, no igatahes on kinni siia me siis ei saa. Just, aga meil ei ole sellest midagi. Ega meil ei ole ta nii tähtis eesmärk. Nii. Sest meil oli plaan liikuda, mis tänava suunad? Õitse tänavale. Õitse tänavale. Ja seal elab minu ammune sõber härra Einar Laikna. Isand Einar Laikna. Ja mina olen käinud tema juures sepikoda ehitamas. 80. aastate usagil esimesel elasime siin Kivimäel. Tal oli veel abilisi ja ta on väga eriline inimene, aga tema elu vastab kaardile, mis tal on sünnimomendil antud. Väga tugeva marsiseisuga. Noores east oli huvitatud kulturismist ja on kulturismi kui spordiala üks rajajaid. Aga ta õppis ka usuteadusinstituudis. Ja kui mina õppisin, siis mäletan, et teda ikka meenutati ja temast räägiti. Ja tema ei piirdunud ainult sellega, mida pakkus instituut, vaid oli ka ise väga suur otsija ja uurija. Nii, et kas me lähme siit? Lähme otse, ma tean. Aga mina arvan, et lähme äkki sisse poole, sest muidu me oleme siin väga intensiivse autoliiklusega vaata tänava kõrval. Ma tahtsin näidata katoliku kirikut, mida ehitatakse. Olgu, lähme siis siit. Just. Selle katoliku kiriku siia ehitamise osas on Einar Laiknal ka oma osa. Ta läkski muide katoliku kiriku rüppe. Omal ajal on Leedus õppinud ja muide ta on ka paavstiga kohtunud. Ja Roomas elanud, seal õppis itaalia keele selgeks, ehkki ka siin kodus õppis. Ja tema oskab innustada eriti noori elama ja ennast teostama. See on tema üks eriline võime. Ja. Aga kuidas sina temaga tutvusid? Mina tutvusin temaga Märjamaa kirikus. Sa näed koera. Nii, ja. Ma sõitsin hääletamisega Pärnusse. Siin Pääskülas hääletasin auto peale, aga ta viis mind ainult Märjamaani. Sedasi ei sõida. Ja mina vaatan, et kiriku uks on lahti. Ja näen seal inimesi ka ja läksin ka kuulama. Laiknal oli abe eesvast, vaat näed, Luteri pastor, aga tead, abemega. Nii. Ja siis läks seal jutuks ja pärast kuidagi hakkasime, elu kulges nii, et me tihti kohtusime. Seal, kus tema loengut pidas, pärast pidasin mina loengut. Ja kus mina loengut pidasin, sinna tuli Einar. Tihti ma ka soovitasin, et püüdke oma kultuurimajja saada esinema Einar Laikna. Ja viimati korraldasin talle loengu Viimsi raamatukogus. Tal on ju palju aastaid nüüd ja peab teadma, et tuleb autoga tuua ja autoga viia
mis hoolitseda. aga sa rääkisid ennem sellest, et sinul on palju planeete õhumärkides. Kas Einar Laigna puhul, kus temal on? Temal on veemärkides, sest ta on vähk ja tõusumärk koos Marsiga on Skorpionis. Ja kuu on tal vähis ja nii. Laulikud on. Temal kõige tugevam planeet ongi Marss, aga heas aspektis, positiivne. Nii. Ja ta on vaimustuses templi ordurüütlitest võtnud seda vaimu nagu hoida üleval või Malta ordu või keskaja tundja, suurepärane keskaja õppejõud. Ka mitte ainult ütleme nii-öelda poliitilises mõttes, vaid ka kunsti ja kultuuri osas. Ma olen käinud lõpuni tema keskaja suhtes peetud seminari, mis toimus Mustpeade majas 90. aastatel. Ja see oli väga huvitav. Aga me hakkamegi jõudma siis kiriku. Näed, Kiriku siin juurde. paistab katoliku kirik, jah. Nagu ei osaks arvata, et eks ole Nõmmel Pääskülas sattud katoliku kiriku. Stiil on natuke teine kui Luteri kirik. Ja no ta võib olla ka protestantlik kiriku jaoks ju teenistusi pidamiseks. Aga räägi sellest, kas ma ükskord, kui me jalutasime, uurisin, eks ju, et vaata, linnadel on oma astroloogiline kaart ja kas rahvastel ka on? Ja kindlasti. Kas seda saab ka uurida, et mis on näiteks, kui me räägime näiteks eestlastest, et mis on nende nagu nende iseloomulik tähemärk, et kas saab selliseid seoseid ka luua? No on olnud astroloogia esoteerikud, kes on püüdnud mingi märgi või planeedi alla panna rahvaid. Mina nii väga kindlalt ei saa väita, et nüüd see või see on väga õige. Aga siin idapoolsed rahvad on nagu Saturni all. Eestlased kindlasti on Saturni ja maamärgi all. Seos maaga, koduga, metsaga see on. Ja Põrgupõhja Jürkas tehtud film näitab, mis on eestlase metafüüsika. Jah. Maaga. Tegelikult ürgne seos. Minu küsimus natuke oligi ajendatud sellest, et kui me oleme siin Pääskülas, me näeme, et eks ju siia on uus katoliku kirik rajatud, et mis religioon eestlasele üldse nagu kuidagi, kas saab öelda sobivam, aga mis on nagu eestlaslikum, et kas on katoliiklus, on see luterlus või on see, ütleme, siuke maarahva usk? No televiisoris oli saade, rohkem oli Setumaast. Ja seal öeldi, et Setu rahva usk on õige usk pluss pagana usk. Niisugune sümbioos. See on nüüd Õitse tänav.
ja ma olen siin rattaga sõitnud ja jala käinud ja siin ei tunne nii seda linna mõju enam. Välja arvatud, kui hulk autosid nüüd peaksid mööda sõitma, siis näed, et läheb linnade sees. Siin on jah, rahulikum, vaiksem. Kuna ta on vähk, siis ta võib öelda põhiselt ehita sisse omale vaja. Ja enne seda ta elas ka siin lähedal, see oli nagu Vabaduspuiesteel. Ma ei tea täpselt, kui ta meelde jäänud oli. Ja sealt tuli siia, aga siin tuli ehitama hakata. Nii, auto tuleb, tuleme siiapoole. No tuleme siiapoole siis, jah. Puud on siin kõrged ja vanad. Ja lähme siis siia sisse.